Meil kõigil on mingid omad eesmärgid elus. Ükskõik, kas need on isiklikud eesmärgid, on need tööalased eesmärgid, on need tervisega seotud eesmärgid, on need sportimisega seotud eesmärgid. Ja eesmärkides rääkides me ei räägi siis nagu mingitest suurtest saavutustest, vaid meil on mingid sihid. Mõni on oma sihtide väljakirjutamisel konkreetsem, mõni on lausa päeviku kirjutab, mõne on võib-olla igal 1. jaanuaril uusaasta resolutsioonid, nimetatakse neid niimoodi, ja sul on siis terve plaan terve aasta peale, mida sa tahad saavutada. Praktika näitab, et reaalselt isegi need inimesed, kes väga-väga tuliselt kõiki neid eesmärke aasta algul kirja panevad, saavutavad need eesmärgid ainult vähesed. Ja mitte sellepärast, et need valed eesmärgid oleks, aga midagi tuleb vahele. Midagi juhtub. Ja nüüd tulebki taas mängu sõna enesejuhtimine. Et kui inimene on hea enesejuhtimine, ta saab ise endaga hästi hakkama, siis ta suudab ka distsiplineeritult nende eesmärkide suunas liikuda. Aga kui see enesejuhtimise pool on nõrk, siis tegelikult üsna kiiresti, sageli umbes keskmiselt veebruari keskpaigaks on inimesed juba nii-öelda raja pealt maas. Teine samm, kui sa oma elu planeerid või mingisugust eluperioodi planeerid, siis eesmärgi järgselt on hea kirja panna tänane seis, ehk siis kus ma täna olen. Ja see, mida ma teile praegu näitan, on üks väga levinud coachingu mudel tegelikult, mida nimetatakse siis Grow mudeliks, mis aitab nähtavale tuua väga hästi selle teekonna tänasest olukorrast soovitud olukorda. Ehk siis kui sul on mingi eesmärk, soovid näiteks suve lõpuks oma aeda mingisuguse uue suure peenra teha, tänane seis on see, et täna seda peenart seal ei ole. Näiteks. Ja nüüd kolmas samm, mille peale tasub ju mõelda, on, mis on need erinevad võimalused. See on see planeerimise faas. Plaan saab tehtud, paberil on kõik ilus, aga samas sa tead, et ega see lihtne ei saa olema, sellepärast, et selleks, et see peenar nagu päriselt nüüd siia taha aeda tekiks, sa pead tegema midagi. Kui sul just ei ole muidugi piisavalt raha, et sa kutsud mingi aedniku, ütled, kuule, Vello, tee mulle siia näiteks selline peenar. Aga selleks, et see peenar tekiks sinu enda tegevuse tulemusena, selleks tuleb ennast distsiplineerida. Selleks tuleb ennast mõnikord emotsionaalselt turgutada. Selleks tuleb mõnikord, kui sul paha tuju on, selle paha tujuga hakkama saada, et ennast ikka võib-olla sinna välja ajada. Selleks tuleb võib-olla leida aega kõikide muude tähtsate tegevuste vahelt, et ikkagi minna ja see samm ära teha. Näiteks sa jagad selle ära 4 nädala peale, iga päev plaanid teha natukene. Ja selline triviaalne näide, täpselt samamoodi on see ju igapäevases muus eluvaldkonnas. Mida selgemalt sul endal on kirjas sinu eesmärgid, seda lihtsam on sul teadvustada neid enesejuhtimise väljakutseid, seda lihtsam on sul tegelikult näha, kuidas moodi asi ei ole ajas ja aja juhtimises. Asi on alati enesejuhtimises. Ja minu ettepanek on andagi sellele üks selline praktiline mõõde. Võta endale üks paberpliiats. Ja proovime korraks sellist asja. Tõmba sinna siis tabel, kus on 4 tulpa. Esimese tulba täht on siis G ehk siis sinu eesmärk. Teine on R ehk siis reality, tänane seis, võib panna täna lihtsalt. Kolmas on O, mis on siis opportunities, options, mis on siis valikud, võimalused eesti keeles. Ja 4. on siis way forward. Ehk siis see teekond, tegevusplaan, võid panna lihtsalt plaan või tegevused. Ja tõmba see keskelt omakorda veel 2 pooleks niimoodi, et sul tekib 2 osa. Ja proovi korraks mõelda, kiire analüüs, üks perspektiiv tööalane eesmärk ja üks perspektiiv isiklik eesmärk. Näiteks järgnevaks 6 kuuks. Proovi leida see eesmärk, mida sinult oodatakse või sa oled mida ise oma eesmärgi sõnastanud. Mis on see tänane seis, mida sa täna teed, mis on tänane olukord, mis valikud on ja pane kindlasti viimasesse tulpa kummassegi kasti 3 tegevust, mida sa tead, et sa pead selleks kindlasti ära tegema, et vähemalt sellele eesmärgile lähedale jõuda.
Sest lihtsalt eesmärkide teadvustamine, nende kirja panemine ju mitte midagi praktikas ei muuda. Nüüd iseküsimus on, kui palju sa mugavustsoonist välja neid tegevusi asetad. Et see määrab ka tegelikult nende eesmärkide saavutamise kiiruse. Aga proovi niimoodi veitsa ennast provotseerida, et ära liiga mugavustsooni jää. Võta paar sellist asja, mida sa tunned, et tegelikult mulle meeldis, kui ma need asjad järgmise 6 kuuga ära teeksin.